Tere päevast ja tere tulemast Kuressaare haiglasse meie esimesele kogukonna loengule käesoleval aastal. Ning teemaks on puugid ja puukidega levivad haigused. Mul on väga hea meel, et meile nõustus tulema rääkima doktor Mati Maimets, täpselt õige inimene ja ekspert sellel teemal. Ning ma lisan juurde, et doktor Mati Maimets on ka meie haigla infektsioonarst-konsultant. Et kui me hätta jääme infektsioonhaigustega, vajame nõu abi, siis saame pöörduda tema poole. Et puugid on kindlasti teema, mis puudutab sadu inimesi Saaremaal igal aastal. Ja me ilmselt teame, et on olemas puukborrelioos. Me teame, et on olemas puukentsefaliit. Eelmine aasta meie statistika näitas, et 50 inimest oli haiglas puukborrelioosiga, 18 inimest entsefaliidiga, ajupõletikuga. Ajukoepõletikuga ja ajukoepõletik võib olla ka väga raske kuluga. Kuid neid haigusi on veel, mis mind ennast huvitab, kui küsida nagu ette, et meil on seal puukborrelioos, puukentsefaliit, et kas on ka muid haigusi. Ja kindlasti olete kuulnud, et ma olen täna puuki põdenud ja siis paari kuu pärast nagu uuesti selle puukborrelioosi saanud, et kuidas sellega ikkagi on, et kui tihti seda puukborrelioosi põeb ja kuidas me seda diagnostikat siis teeme. Et aitäh tulemast ja kuulame. Nii. Tere head kuulajad ja kõigepealt mul on väga hea meel, et teid nii palju siia saali on kogunenud. Et lektoril on väga raske rääkida, kui keegi kuulata ei taha. Et ma olen siis enese tutvustuseks, Mati Maimets on mu nimi, ma olen läbi lõhki Tartu mees, aga ma olen saartega seotud niiviisi, et mu äi oli sõrulane ja mu ämm oli muhulane. Ja siis tohutu verede segamine, nagu te näete. Ja ma olen ise praegu väga suures osas siis sisserändaja Muhus või immigrant, Muhu immigrant olen ma praegusel hetkel. Et ülikoolis ma olen õpetanud alates 1980. aastast, kui ma tudengitega räägin, siis ma ütlen, et see oli siis, kui loomad ja linnud veel rääkisid. Nii et 43 aastat olen õpetanud ja õpetan tasapisi siiamaani veel edasi, sest et ikka näen ja kuulen ja nii edasi. Et siis, aga kliinikumis ma töötan infektsioonikontrolli direktorina praegu, meil on üks teenistus seal ja ma olen selle direktor, kogu see COVID-i maadlus käis nii siin kui seal ära ja eks ma ikka vaikselt võtan nagu hoogu maha. Ja puukidega ma olen siis seotud niiviisi, et ma hakkasin selle teemaga tegelema kuskil 90. aastatel, kui tulid esimesed vaktsiinid, kuidas öelda nii, mis ei olnud enam Nõukogude päritoluga, kus sai nagu juba loota natuke, et vaktsiinil on ka natuke toimet ja ma olin aktiivselt siis selle puukentsefaliidi vastase vaktsiini propageerija, ise vaktsineerija tol ajal ja ma arvan, et see on siiamaani hea mõte. Aga siis räägime puukidest natuke ja siis räägime puugihaigustest. Kõik küsimused on teretulnud, te võite vahele segada, õigata kõik vahele, küsida, öelda, et aga see nii tegelikult ei ole. Ja siis ma ise mõtlen seda, et me kõik väärtustame üksteise aega, katsume siis üle tunni aja siin mitte veeta, aga siin on proua puuk ja kuidas te aru saate, et see on proua puuk, ta on ilus. Härrad ei ole ilusad, aga proua on ilus, näete, tal on niisugune punane seelik on tal seljas ja selle tagakehaga on nii, et kui tema hakkab verd imema, siis see tagakeha paisub ja kasvab kogu aeg, nii et see suur punn, mis te enda pealt leiate, see on see sama proua puuk. Härradel ei ole seda verd vaja ja nad on niisugused ahvad ja armsad. Aga katsume selle asja nüüd ära rääkida, kuidas selle puugipasaga see lood on. Et ega see sõna väga ilus ei ole. Et see on siis üks seen, mis kasvab Eestis metsa all ja miks teda puugipasaks nimetatakse. Ja selleks me peame minema Mattias Johann Eiseni juurde. See on 1913 Raagi kirjastus, ma ei tea, iganes, kus ta oli, Eesti, Liivi ja Kuramaa ajalugu, teine täiendatud trükk. Ja seal on kirjutatud, kes tegelikult puugid olid. Ja puuk on Eesti folklooris hästi tuntud tegelane ja seal on kirjutatud nii, et Eesti folklooris olid siis tulihännad, pisuhännad ehk kratid. Kõik on kuulnud seda, filmi näinud krattidest ja nende põhiline ülesanne oli varandust kokku vedada. Siis vilja vedasid kokku ja raha vedasid kokku ja kõiki muid aineid. Kratti filmist mäletate, sai teha jalgrattasadulast ja vihtadest sai kratti teha. Aga puugi ülesanne oli muretseda piima ja võid. Ja ma arvan, et see tuli nii, et vanad inimesed nägid, vanarahvas nägi seda, et puugid olid lehma udara küljes või kitse udara küljes ja siis sealt see jutt siis tuli, et nad käisid varastamas piima naabri lehma käest. Ja nüüd see puugipask
on tulnud siis nüüd sellest, et arvatakse, kui see puuk tuli kodu poole, lopaki, niiviisi hüppas, siis vahel ta oksendas selle piima välja ja siis need niisugused kollakad laigud, valkjas kollakad laigud metsa all, mida te näete, seda hakati nimetama siis puugipasaks seoses sellega. Siis kui lähete metsa, siis teate, millega on tegemist. Nii palju siis sissejuhatuseks. Et kuidas te arvate, kas puugid on täiesti kasutud vaenlased, me peaksime neid vihkama või on kellelgi niisugust nagu südametunnistust öelda, et tegelikult äkki nad ei olegi meie vaenlased? Kas tahab keegi öelda selle kohta midagi? Et mina olen vana Hegeli kasvatusega ja Hegel ütles niiviisi, et kõik, mis on tegelik, on mõistlik. Tal on mingisugune mõte on olemas ja puugid on tegelikult ütleme, toiduks väga paljudele pisikestele lindudele, pisinärilistele, reptiilidele, ussid ja konnad ja kõik, keda me arvastame. Tähendab, kui ta ennast niiviisi täis imeb, siis ta kukub pinnase peale maha ja siis hakkab munele ühe sõnaga. Ja kui ta on niisugune suur ja ilus ja ta on verd täis ja mõelge kõik see suurte loomadelt võetud veri, eks ju, see vedeleb seal maas selle puugi sees ja see on ju suurepärane ühele väiksele linnule üks suur suutäis. Nii et nad nagu osalevad sellises, nad on meie looduse osa, nad on toitainete ringkäigus on hästi vajalikud ja ma ise vaatan seda pilti nagu rosin oleks maas, et võtaks ise hea meelega, paneks hamba alla ja nii edasi. Nii et puugid on hästi vajalikud ja see, et puugid põhjustavad aeg-ajalt inimesel tõsi küll väga harva, mõningaid haigusi, see on õnnetu juhus. Ja elus on üldse väga paljud õnnetud juhused, mille tõttu inimesed jäävad haigeks ja selle tõttu me ei peaks neid mitte vihkama ega siis. No näete, siin on lisaks sellele, et need hiired söövad neid rosinaid maast. Lisaks sellele, vaadake, puuk ise ei liigu kaugele. Kui ta on teie koduõues, siis ta on teie koduõues, seal tema siis elab. Aga nad kasutavad loomi ja siis ka rändlinde. Mul on teise pildi peal ka rändlind. Nad kasutavad siis transpordivahendina ja nii nad on võimelised katma tohutu suuri vahemaid, seal kuskil jälle ennast maha kukutama, kui nad on täis imenud, nii et nad kasutavad, kuidas öelda, taksona, linde ja väikse loomi, lisaks sellelt neid süüakse, kasutavad nad siis ka taksona. Nii. Mis on oluline on see, et kui te veel kord seda pilti vaatate, seda mu lemmikpilti vaatate, siis puugil on 8 jalga, 1, 2, 3, 4 ja teisel pool on 1, 2, 3, 4. 8 jalaga ei ole putukas. Tuletage kärbest meelde, kärbs on 6 jalga, et ta on ämblikulaadne, ta kuulub ämblikulaadsete hulka, nii et tegemist ei ole putukaga, seda on võib-olla ka hea teada. Ja need seltsid ja värgid ei ole tähtsad, meil on 2 erinevat puugiliiki, aga see pole ka praegu eriti tähtis. Kui ma lugesin Novaatorit 2017, see on need samad sõnad, mis ma teile ütlesin, et puugid on loodusliku süsteemi loomulik osa, et kui võrrelda Lääne-Euroopa metsapiirkondadega, on meil puuke tunduvalt vähem kui Lääne-Euroopa metsapiirkondades ja et inimene on puugi ja tema vahendatud haiguste jaoks pigem kõrvaline ohver või juhuslik ohver, puugil ei ole niisugust kavatsust meile midagi halba teha. Et seal Muhu metsades ma olen iga natuke aja tagant saan ma mõne puugi endale ja puugid on, ta võib olla puuk, võib olla inimese küljes 3 päeva ja ta muutub ohtlikuks, kui me puukporjust räägime, siis ta muutub ohtlikuks alles 24 tunni möödudes, nii et siis üks moraal on selles, et mitte pidada teda oma vaenlaseks, vaid iga kord, kui te käite sellistes kohtades, kus on puuke, kus te teate, siis palun olge nii kenad. Vaadake üle oma õrnemad kohad, sest ega puuk ei ole loll, et ta läbi paksu naha tahab teil midagi teha. Tal on süljes on tuimesti, lokaalne tuimesti, mille tõttu te ei tunne, kui ta ennast sinna sisse puurib. Vaadake üle oma õrnemad kohad ja lastel tuleb kõrvataguseid vaadata, see on oluline. Ma olen viinud ka Tartusse Muhu puuke, nii et nad kasutavad taksona mitte ainult loomi ja linde, vaid ka mind vahetevahel. Ma vaatasin just praegu aknast välja, lund sadas oli niiviisi, jah, et praegu puugid ei liigu. Nii et see, kui puugi haigusi diagnoositakse talvel, see ei ole võimalik, kahjuks ei ole võimalik. Võib-olla hästi väikesed erandid on olemas, sellepärast, et puugid hakkavad ennast liigutama alles +6 kraadi juures, see +6 kraadi, nad on kõigu soojased ja nendel peab olema, see on nagu kevadine kärbes tuleb sealt akna vahelt välja, enne ei liiguta ennast, enne kui temperatuur ülesse läheb. No vot nii. Ja tüüpiline koht, mis on puugi probleem, on selles, meil räägitakse, et kliimamuutuse tõttu on puuke rohkem. Pidage natuke hoogu, kui te tulete meelde näiteks möödunud suve, Muhus ei tulnud 3 kuud mitte tilkagi vihma.
et puugid on väga tundlikud kuivamisele ja sellepärast nad peavad ennast varju hoidma kuskile selleks, et mitte päikese käes ära kuivada ja kui ilmad lähevad väga kuivaks, siis nad peavad ennast kukutama sinna sambla sisse ja nad ei saa loomi ja inimesi rünnata. Nii et see tuletab mulle Karujärve kõige rohkem meelde, ma ei tea, kus see pilt tegelikult tehtud on, aga noh, need on need niisugused kohad. Ja siis puuk ronib rohukõrre otsa. Vanasti räägiti, et puuk on puu otsas ja siis vaatab, kui inimene tuleb ja siis kukutab ennast talle pähe. Et puuk on tegelikult rohukõrre otsa, ronib, istub seal ja ta võib istuda seal kuid ja ta võib istuda terve suvi läbi seal ja ühtegi looma ei tule. See on nagu Solveigi laul, on ju, laulab sealt vaikselt omaette. Ja siis, kui ühel päeval läheb õnneks ja Mati Maimets läheb sealt mööda, siis ta võtab kintsust kinni, hakkab ülespoole ronima ja siis on tema õnnepäev on sellega käes. Nii et nendel on päris raske elu, oodata tuleb päevi, nädalaid või paar suve, enne kui ta süüa saab, mis on paljunemiseks vajalik või ütleme edasiseks arenguks vajalik ja see kuivamine ohustab puukide elu. Väga armsad. Et tahtsin teile hästi lähedalt näidata ka seda, millega ta inimese sisse augu teeb. Ja kokku selle kupatuse nimi on suised. Ja ega ma ka ei ole bioloog, ma päris täpselt seda asja ei tea, aga siin keskel on üks niisugune taraan. Ja see taraan näeb altpoolt vaadates välja selline. Ja tal on niisugused, nagu harpuunilgi on ogad, on puugi enda poole. Et see seletab seda asja ära, miks te teda nahasest päris hästi kätte ei saa. Et seoses selle nahasest kätte saamisega, siis selle koti sees on mingid konksud, kes soovib, siis võtab, millega seda siis saab puuki nahasest kätte. Aga üldiselt mina tõmban näppudega. Ja siis vanasti räägiti, et jõle kole asi on see, kui jääb puugi pea sisse. Noh, puugil nagu selles mõttes pead ei ole, tal on suised. Et kui see jääb sisse, sellest ei juhtu midagi ja kui läheb natuke punaseks või isegi natukene vädaneb, siis ta kukub sealt ära ja immuunsüsteem saab sellega hakkama. Sellest ei ole mitte midagi katki, kui ta sinna sisse jääb. Ja siis mulle teeb vahel nalja see pinseti business, mis käib, et ostke omale pintsetid ja tõmmake pintsetidega välja ja see mulle teeb vahel nalja, aga mõnele inimesele meeldib, las nad siis teevad. Näete, siin on, see pilt on nüüd, see on inimese nahk. Siin on nahk ja siin on nahk. Ja naha sisse on torgatud siis see harpuun ja te näete, kui raske on seda kätte saada, sest ogad on vastas suunas. Ta on täpselt nagu harpuunina töötab. No võt, nii et mulle kohe nad meeldivad, need puugid. Puugil on elutsüklis on 3 staadiumi ja see asi hakkab peale, siis esimene staadium on vastne ja neid vastseid te ei näe. Need on niisugused need suurtele loomadele inimestele ei roni. Mida te näete nümfe, need on niisugused millimeetri paari suurused ja need ka levitavad, võivad levitada mõningaid haigusi ja siis täiskasvanud puukidega olete te tuttavad, ma arvan kõik. Ja siis siin on siis põhiliselt nümfid toituvad pisinärilistelt, suuremad puugid toituvad suurematelt loomade pealt ja iga siis selle tsükli lõpus peab see vastne kukutama ennast maha ja nümf peab kukutama ennast maha ja siis täiskasvanu ka kukutab ennast maha ja siis seal maal siis hakkavad munad hauduma, siis näete seal üleval on siis munad. No nii, ma tahtsin teile näidata härrapuuki ka, muidu teil tekib niisugune tunne, et siis kuidas proua, kus härrad on ja näete, härrapuuk on ka olemas, nagu mehed alati tagasihoidlikud, tõsi küll, viisakalt riides alati, aga lips, ta on kikilips on siin ees ja kõik nii edasi. Aga kui te prouaga võrdlete, eks ju, siin on märkimisväärne vahe on olemas. Ja muidugi härra ei vaja verd ja härra ei paisu niiviisi. No nii, siin on nad siis olemas. See on 5 millimeetrit, see jupp on siin 5 millimeetrit. Noh, päris 5 millimeetrit ei ole, aga mingi niisugune mõõt. See on siis 2-3 millimeetrit ja vastsete praktiliselt ei näe, see on umbes 1 millimeetri suurune, keda ta tavaliselt ei näe. No nii, puugid on siis kuni nädal aega on inimese küljes. Ja seal on niisugune lugu, et kui me haiguste juurde jõuame, siis puukentsefaliidi viirus levib kohe. Juhul, kui ta on puugi sees, siis nii kui ta torkab, nii kohe levib, kuna ta on süljes, süljenäärmetes, puugi süljenäärmetes on see viirus ja kohe läheb. Ja seal nagu, eriti midagi muud teha ei saa, kui olla vaktsineeritud, kui te liigute riskantsetes piirkondades ringi, siis on väga mõistlik olla vaktsineeritud ja lasta siis torkab ja siis ei juhtu midagi. Nüüd, puukborrelioosiga on asi teistmoodi, tal läheb vähemalt 24 tundi, kuna borreelia on puugi sooles
ja ta peab nagu inimese kohta saaks öelda, et ta oksendab, no puuk selgelt ei oksenda, aga tal on niisugune refluks on sellest soolest ja see borreelia läheb siis sinna haava sisse ja see võtab aega vähemalt 24 tundi. Nii et see on see, miks on mõistlik puukborrelioosi vastu vaktsiini ei ole, miks on mõistlik vaadata üle siis inimesed ja lapsed ja kõik, kui on siis piirkonnast tuldud. Ja puuk siis jälle, ei ole õige öelda, et ta muneb, ega ta mõni kana ei ole, aga tal on umbes paar tuhat muna. See pilt näeb välja niisugune ja siis nendest jääb ellu väga vähesed jäävad ellu, seal toiduahelas on küll, kes teevad hea meelega krõmps kogu nendele. Võt, nii nemad siis elavad. Ja siis nüüd me oleme jõudnud haigusteni. Ja haigusi, nagu doktor Laane ütles ka, et haigusi on mitu, aga me ei pruugi erutuda nende asjade üle, mida praktiliselt Eestis ei diagnoosita. Ei anaplasmoosi, oled sa kuulnud mõnda diagnoosi? Ei babesioosi. Tulareemiat Eestis on diagnoositud kuskil aastakümneid tagasi Pakri saartel oli, aga see tõenäoliselt ei olnud seotud mitte puukide, vaid sääskedega. Aga tulareemia on Soomes hästi tuntud jänesehaigus, nimetatakse jänesehaiguseks, aga need kaks asja, millest me võiksime siis rääkida, on puukborrelioos. Me võiksime siis arutada seda, et mida nad endast kujutavad ja siis me võiksime arutada ka seda, et mida me peaksime tegema, et me neid ei saaks. Ja tegelikult need reeglid on päris lihtsad. Et alguses puukentsefaliit. Et puukentsefaliidiga ma hakkasin tegelema sellega 90. aastatel ja siis, kui tulid vaktsiinimüüjad siia kohale kuskil 93, 94, 95, siis järsku diagnooside arv suurenes. Ja see oli sellega seotud, kui te mäletate, see oli TV3-s, oli selline reklaam, et ilus mets, linnud laulavad ja siis järsku tuli puuk. Niisugune. Vaat, et kui sa inimeste teadlikkust tõstad kogu sellest asjast, siis tõusis ka arstide teadlikkus, hakati rohkem mõtlema, diagnoosima. Ja nüüd kuskil siin on 2016, viimane pulk on mul siis 2022 ja selleks on meil tegelikult puukentsefaliidi diagnooside arv on läinud normaalsele tasemele, nagu ta oli enne selle kampaania või teadlikkuse tõstmise kampaania ees ja neid diagnoose on tegelikult päris vähe. Et kui ta on siis 500 000 kohta, 50 miljoni kohta, ütleme 60 haigusjuhtu üle terve Eesti aastas. Nad võiks ju olemata olla, kui need inimesed oleks vaktsineeritud, need inimesed ei ole vaktsineeritud, mitte ükski nendest ei ole vaktsineeritud, aga teisest küljest jälle 60 haigusjuhtu aastas. Kui te teate, et on tuhandeid COVID-i juhte, siis ma arvan, see 60 juhtu ei ole nagu mingisugune probleem. Ja mis ma tahtsin kindlasti öelda seda, et puuk vajab plusstemperatuur, plusskraade, +6 vähemalt ja selle tõttu puukentsefaliidi diagnostika hakkab peale aprillikuust ja kestab kuni oktoobrikuuni. Ja kui me vaatame, kui me samasugust pilti näeksime puukborrelioosi kohta, siis puukborrelioosi diagnoositakse jaanuar, veebruar, märts ja november, detsember. See ei kõla hästi. See on, erandjuhtudel on see võimalik, aga need on väga üksikud juhud, mis tegelikult on võimalik seda diagnoosida. Need on maha magatud, mitte ravitud puukborrelioosid on sellega. No nii, ja see pilt, mida teile siis meeldib või meeldi vaadata, on, näete, kuidas on siin kõik, Eesti on nagu eledam, Ida-Viru on ele ja siis tuleb päris kollane, mina olen päris kollasest kandist pärit, Viljandi, Pärnu, Hiiumaa, Saaremaa hakkad tulema. Et vaadake, sellesse esialgu tundub nagu maru kole, et mida tumedam, seda rohkem 100 000 kohta, siis mõelge korraks, et aga kui palju teid siin saare peal on? 40 000? Et kui sa arvutad 100 000 kohta mingit haigust piirkonnas, kus 100 000 inimest ei ole, siis nagu iga inimene loeb 2-kordselt või 2,5-kordselt. Et ühesõnaga, et mina arvan, et sellest ei tohiks üldse erutuda. Vaadake parem, mis on 2022 Saaremaal 12 juhtu. Vot see ongi 12 juhtu ja jäämegi selle asjaga. Ja mina ei näe siin selles midagi katastroofilist, sellepärast, et siin kandis, kus meil on 500 000 inimest või rohkem inimesi, on see kindlasti pruunim see olukord, tunduvalt pruunim olukord kui Saaremaal ja ma arvan, et see Saaremaa 12 juhtu muidugi oleks parem, kui seda 12 juhtu ei oleks. Ja ainukene tõsine asi, mis selle vastu teha saab, on siis vaktsineerimine.
Ja puuk ei vaata väga vanust ja sugu, aga üks asi, mis ma ütlen, on see, et lastel on see haigus väga kerge. Üldse, kui me hästi nagu laias laastus võtame, siis 99% puukentsefaliite on ilma sümptoomideta, mitte midagi ei juhtu, tähendab viirus satub organismi, te saate immuunvastuse kaudu, antikehade kaudu, saate näidata, et see viirus on olnud organismis, aga inimene ei mäleta, ta ei ole üldse haige olnud see inimene. Nii et 99% kokkupuuteid ei lõppe haigusega, mis on infektsioonhaiguste juures üldse väga loomulik, ja mis hakkab siis, ütleme, peale 40, peale 60 aasta hakkavad siis nagu tõsisemad haigused hakkavad tulema või tõsisemad kliinilised pildid, aga mõelge selle peale, et neid on siis 12 tükki Saaremaal 2022. aasta jooksul. Ja mis on ka oluline see, et väga palju inimesi ei märka puuki ja see ei kehti mitte ainult puukentsefaliidi puhul, vaid ka puukborrelioosi puhul. Puukborrelioosi puhul võib-olla isegi rohkem kui 30% inimesi, aga mul ei ole küll kunagi mingisugust puuki olnud, sellepärast, et mis see puuk teeb, kui ta on seal 3 päeva küljes olnud, siis ta kukutab ennast maha ja tahab edasi areneda, eks ju, ta ei märka teda, kuna ta on täiesti valutu, ta kukutab ennast lehtede sisse ja elab seal rahulikult edasi. Et meil on infektsioonhaigustes on kasutusel niisugune termin nagu inkubatsioonperiood, hästi keeruline, aga põhimõtteliselt see tähendab nakatumisest haiguse tekkeni, kui kaua see aega võtab, veel kord 99% ei ole ühtegi haigust, aga see varieerub hästi laiades piirides ja see võib võtta kuni 6 aega, nii et ütleme nii, et kui keegi on vaktsineerimata, ta liigub selles piirkonnas, kus puukidel on puukentsefaliidi viirus, siis ta võib lugeda 28 päeva ja kui ta 28 päeva jooksul haigeks ei jää, siis tal on vedanud, siis on kõik hästi. No ma ei soovita seda kellelgi teha, aga siis võid teha. Ja nendel viirustel on niisugune, need on eriline grupp viirusi, mida nimetatakse flaviviirusteks. Flavus on kollane, aga nad viirused ei näe kollased välja. Ma ei tea, miks nad on flaviviirused. Kollapalaviku viirus kuulub ka sinna. Ja nende flaviviirustega on niisugune lugu, et see haigus, kui päris haigus on, veel kord 1%, alla 1%, siis see päris haigus on 2-faasiline. Nii et tuleb alguses on paar päeva palavik, siis läheb kõik korda. Ja siis mõne aja pärast siis tekivad kesknärvisüsteemi nähud, tekib kaela kuklakangestus ja peavalu, kuklakangestus, kõrge palavik ja see võib olla väga tõsine pilt, aga see on hästi-hästi harva võib selline asi olla. Nii et siis nende 2 faasi vahel on siis paar päeva, kuni nädal aega on 2 faasi vahel ja siis võib tulla teine faas sinna juurde, palavik, väsinud, pea- ja lihasvalu ja tavaliselt sellega kõik see asi piirdubki ja siis väga harva on siis meningiit, mis tähendab ajukelme põletikku, meningoentsefaliit, mis tähendab ajukelme ja ajukoe põletikku ja siis müeliit sinna juurde, see on siis veel seljaaju põletik, aga need on äärmiselt harva, need võivad olla halvatustega seotud ja need on väga tõsised juhud. Te olete, doktor Laane, te olete näinud Kuressaares neid juhte, eks ju? Väga rasked juhud, jah, et on olemas väga rasked juhud, aga see on hästi harva. Ja vaata ongi, et kui me räägime vaktsineerimisest, siis peaks nagu silmas pidama, et need hästi rasked juhud on olemas. Mis siis, et nad on hästi harva? Mõelge natuke selle peale, et kui te sõidate siit Kuressaarest Tallinna, istute autosse, panete turvavöö peale. Ja keegi teist ei mõtle seda, et ma satun liiklusõnnetusse. No mitte üks inimene mõtleb, kurat, ma satun liiklusõnnetusse. Ja vaktsineerimise tuleb suhtuda täpselt samamoodi. Minuga ei juhtu mitte midagi, aga ainult, et kui te turvavööd ei pane, siis te saate trahvi. Aga kui te ei vaktsineeri, no ma ei tea, kas peaks trahvi tegema. Nii. Ja siis, mis on veel, kui te panite tähele seda, et suurte puukide või täiskasvanud puukide saakloomaks on ka siis suured imetajad, kitsed, põdrad, lehmad ja nii edasi, siis põhimõtteliselt on võimalik ka viirust sisse juua, tähendab, imendub, satub organismile sooltrakti kaudu, seda siis vahel on kitsepiimast juttu, vahel on lehmapiimast juttu ja nii edasi. Ja siis siin on niisugune pealkiri 2019, 3 last said ilmselt töötlemata kitsepiimast puukentsefaliidi ja siis
kes kasvatab kitsi ja müüb kitsepiima, siis nad läksid väga tigedaks selle peale, kuidas te seda, tõestage meile seda ja Terviseamet ei suutnud tõestada, et see kitsepiimast saadud on. Aga põhimõtteliselt see võimalus on olemas, sest et loom nakatub, ta väga haige ei ole ja see satub siis tema verest, see viirus satub tema verest ka tema piima ja seda põhimõtteliselt on võimalik sisse juua ja niiviisi on võimalik nakatuda. Vot nii, aga lambakasvatajad ja kitsekasvatajad olid väga tigedad. Ainuke võimalus puukentsefaliidi vastu ennast kaitsta on puukentsefaliidi vaktsiin. Mina vaktsiini ei müü, ma sellega kuidagi viisi seotud ei ole. On olnud 2 erinevat vaktsiini, üks on täiskasvanud ja täiskasvanuteks loetakse alates 12. eluaastast siin, väga huvitaval kombel. Nii et lastele laste vaktsiin ja täiskasvanutele täiskasvanute vaktsiin. Nii et kui te liigute ringi riskipiirkond, kui te olete Kuressaare korteris, siis ei ole mingit mõtet vaktsineerida. Kui te liigute ringi riskipiirkonnas, see on väga mõistlik tegevus, ma ei tea, palju ta maksab, 10 eurot või 20 eurot või midagi selle taolist, ja et siis lastel on väiksemad vaktsiinidoosid, et siin on siis 0,5 milliliitrit ja siin on 0,25 milliliitrit või kuidagi niisugust asja. Kas eestlased vaktsineerivad? Traditsiooniliselt on eestlased, nagu kogu Ida-Euroopa, nagu kõik Nõukogude minevikuga rahvad, on väga viletsad vaktsineerijad. Ma arvan, et see vaktsiini vastasus, mis Eestis on olemas, on seotud Nõukogude ajaga. Ja siin, kui te näete, siis seda, et see punane joon on protsent elanikkonnast, mis on vaktsineeritud 2021 12-13%. Ja siis siin on nagu haigestumus ja Terviseametnik tahab öelda sellega nii, näed, meil vaktsineerimine suureneb ja haigestumus väheneb. Aga tegelikult siin on küsimus, milles on selles diagnostikas on. Et kui on 99% on asümptomaatilised, siis kui te teete testi, siis te võite öelda, sellel inimesel puukentsefaliit, kui te testi jätate tegemata, siis kerge palavik ja niisugune halb enesetunne puukentsefaliidina kirja ei lähe. Aga ma ütlen, vaktsineerimine on tagasihoidlik ja te peaksite suhtuma sellesse kui turvavöö kinnipanekusse. Kui ma sellesse riski lähen, nagu ma ka autoga lähen sellesse riski, siis ma turvavöö panen. Aga trahvi teile keegi sellest ei tee. Sellega on mul puukentsefaliit läbi. Kas puukentsefaliit on tekitanud mingisuguseid küsimusi? Meil on pool tundi läbi. Keegi midagi tahab küsida, tahab arvata selle asja kohta. Ja palun. See, kes on selle vaktsineerimise ette võtab, kas see on 3 süsti, et see on eluaegne või sa pead siis... Jah, see on praegune kõige mõistlikum asi on teha alati vastavalt eeskirjale. Nendel on niisugused juhendid kaasas, kuidas vaktsineerida ja selles juhendis on praegu öeldud, esmane vaktsineerimine on 0, 1 ja 6 kuud. 6-12 kuud võib teha, kui te olete selle esimese vaktsiini ja teise vaktsiini 6-aastase vahega juba kätte saanud, siis te võite järgmine suvi juba enam kindel olla. Ja edasi ütleb see juhend niiviisi, et reeglina on 5 aasta tagant revaktsineerimine ja soovitatakse vanuritel, vanainimestel soovitakse 3 aasta tagant vaktsineerida. Ma tean ka, et maailmas revaktsineeritakse 10 aasta järel, aga igal juhul see revaktsineerimine on kõikides riikides soovitus. Ja teine asi, mis on tähtis, ma tahan öelda, on see, minuga juhtub üsna tihti see, et patsient on siis saanud, ta ei ole patsient, ta on klient, siis ütleme tänapäeval, on saanud 2 doosi ja siis vahepeal läheb 5 aastat mööda. Ta pidi saama aasta pärast 3, aga 5 aasta pärast helistab mulle, et mis me nüüd teeme, kas me peame otsast peale alustama. Siis vastus on selles, ei, me vaktsiini ei raiska, siis kui ta välja ilmub, siis ta saab selle doosi, mis numbriga doosi ta pidi saama. Nii et ta võib selle 3. doosi saada ka 5 aasta pärast. See kehtib kõikide vaktsiinide puhul, et vaktsiine ei pea alustama otsast peale, kui teil vahepeal on mingi intervall tekkinud, siis neid ei pea alustama peale. Kutsutakse ka puukentsefaliidi juurde, ma mõtlen, et entsefaliiti palju kliinikumis. Ma olin 20 aastat nakkusosakonna juhataja ja seal ma nägin, seal mind kutsuti nende juurde, aga infektsioonikontrolli meil ei kutsuta. Aga ma nüüd 2021. aastast enam osakonna juhataja ei ole, aga enne ma olin 20 aastat osakonna juhataja. Nii et ma nägin päris raskeid ja muidugi neuroloogia osakonda kutsuti mind siis nagu infektsiooni või nakkushaiguse konsultandina, siis seal oli, kus me neid nägime. Kui palju siin saalis on inimesi, kes on vaktsineeritud puukentsefaliidi vastu? Väga tubli. Teate, mida ma alati tähele panen, on see, et kui rääkida vaktsineerimise kasulikkusest, siis tulevad kokku need inimesed, kes juba teavad, et vaktsineerimine on kasulik. Aga need inimesed, kes ei usalda, kes
kõrvale hiilivad sellest asjast, neid on tunduvalt raskem kätte saada. Okei. Teine pooltund. Spiroheedid. Borrelia on spiroheed. Spiroheed tähendab niisugune, see on, ütleme, 10 mikromeetrit pikk, tähendab niisugune loogeline bakter. See on väga huvitav bakter. Tema lähisugulased on näiteks süüfilise tekitaja treponeem ja leptospiira on tema sugulased. Ja miks ta hästi huvitav on see, et ta suudab oma välisantigeene muuta, mis teeb selle vastu vaktsineerimise väga keeruliseks. Sellepärast, et tal on ühed antigeenid, teete selle vastu antikeha ja siis ta paneb uued, muudab need välisantigeenid. Borrelia kohta öeldakse, et ta vahetab kleiti, mis on, võib-olla see ei meeldi mõnele, aga ta muudab oma pinna antikehi. Ja sellepärast nüüd see uus meetod vaktsineerimiseks on see, et inimesest tekitada sellised antikehad, mille puuk endale sisse tõmbab. Sest see võttis, eks ju, mäletate, vähemalt 24 tundi aega, enne kui borrelia puugist inimesse jõuab. Ja puuk imeb nüüd need antikehad selle borrelia vastu, mis on puugi sees. Ja selle tõttu see puugi seest välja ei saa. Praegu on nagu niisugune uus, see lähenemine nagu vaktsineerimisel, et me vaktsineerime tegelikult puuki inimese kaudu, kuna ta imeb inimese verd. No nii, Willi Burgdorfer. See on, ma alustasin 1980 ja oma tööd ülikoolis ja siis ja mul on praegu, kui ma teen sissejuhatavat loengut, siis ma räägin tudengitele lühidalt, mis selle 40 aasta jooksul on juhtunud ja see on maru palju huvitavaid asju. HIV avastati, esimesed HIV-i kirjeldused olid 1981 ja siis Willi Burgdorfer avastas siis puukborrelioosi 82 ja C-hepatiit tuli 89, et see on, kõik inimesed nagu mõtlevad, et see on alati olnud, aga nüüd on alles, minu jaoks oli see eile. Ühesõnaga Willi oli siis selline, see oli Ameerika Ühendriikides, see oli siis Old Lyme'i asula ja siis see Lyme'i tõbi on siis selle asula järgi oma nime saanud. Ja mis on oluline on see, et Borrelia Burgdorferil on hästi palju erinevaid genotüüpe, nii et Ameerika genotüüp ja Euroopa genotüüp ja Austraalia genotüübid on hästi erinevad ja sellepärast me ei saa Ameerika kirjandust lugeda ja öelda, et see kehtib meie kohta ka, vaid me peame Euroopa kirjandust lugema. Ja kõige rohkem on seda asja uuritud ja kõige paremad artiklid tulevad Sloveeniast, Frank Strle, professor Frank Strle on see, keda tasub nagu lugeda. No vot. Ja mis siis selle puukborrelioosiga sai? Alguses me väga ei teadnud, see on 1999 ja see on 2011. Ja siis, mis juhtus Eestis, oli see on siis 100 000 elaniku kohta haigestumine. Ja nagu te näete, alguses oli 2040 ja siis hakkas siit 2007-2008 hakkas trah ülesse minema kuni siis 170, 160, 170, 100 000 kohta ja see tundus ikka väga ebamõistlik, et siin ei olnud niisugust mõistlikku seletust, miks see diagnooside arv aastas niiviisi järsku suurenes. Ja siis, kuna jälle kaardi peal oli Saaremaa, oli niisugune tume, siis me 2011. aastal, kus Saaremaa arstide seltsil oli 85 aasta sünnipäev, mina olin tollel ajal Eesti infektsioonhaiguste seltsi juhatuse esimees ja siis me tegime teatrisaalis 2011 ühe niisuguse ühise miitingu, arutasime natuke seda asja ja 2012 me siis ilmutasime Eesti Arstis artikli Lyme'i tõve nüüdisaegne diagnostika ja ravi, mis kehtib siiamaani. Siin ei ole, neid suuri muudatusi ei ole, see on täpselt, on seal samas olemas. Ja mis selle külaskäigu tulemus oli? Selle külaskäigu ja artikli tulemus oli see Eesti tervikuna, näete 2011 ja 2013. aastaks kukkus see alla 100, kui ta oli 170, 100 000, siis ta kukkus alla 100. Aga seda ma olen küll näinud, see on käitumisteadus tegelikult on nii, et kui sa inimesega mingi asja selgeks räägid ja inimene ütleb, nüüd ma muudan oma käitumist, ma enam neid diagnoose ei pane, siis see võtab aega pool aastat, aasta, võib-olla 2 aastat ja siis läheb kõik loksub nagu vanasse sellesse rööpasse tagasi. Et mida ma tahan siin öelda, et puukborrelioosi on hästi kerge üle diagnoosida, et kõik asjad, mis diagnoositakse seroloogia põhjal, et siis te teate see puugi analüüs või borrelia analüüs, et neid on väga lihtne üle diagnoosida. Kui mina
alustasin, siis meil olid kõikidel inimestel oli toksoplasmoos ja rasedad nutsid silmad peast ära, nendel on toksoplasmoos. See jumal tänatud, et neil oli toksoplasmoos, sest siis, kui mina noor olin, siis liivakastidel ei olnud gaasi peal, kassid käisid pissimas, tüdrukud mängisid seal sees ja selleks ajaks, kui nad lapseootele jäid, selleks ajaks olid neil kõigil toksoplasma antikehad olemas. Kadus ära võimalus raseduse ajal toksoplasmoosi saada ja see ongi ainuke ohtlik koht, sellepärast, et sellega on seotud loote väärarendid. Nii et mina praegu, kui on kaaned, on kõik liivakastidel peal, mina korjaks nad ära ausalt öeldes, sest et see on väga mõistlik interventsioon. Ühesõnaga, mina kasvasin sellel ajal, kui kõikidel oli toksoplasmoos. Ja siis vahepeal, ja sellepärast, et antikehade põhjal diagnoositi. Ja siis vahepeal oli, kõigil oli läkaköha. Kõik, kes vähegi köhisid või nohus olid läkaköha, sellepärast tehti vereanalüüs. Unustati ära see, et kõik lapsed on vaktsineeritud ja antikehad tekkisid ju vaktsiini tõttu ka. See ei lugenud midagi, kõik said selle diagnoosi. Ja siis olid veel paar niisugust asja, kuhu ma praegu jõuan. Nii et kõik asjad, mida diagnoositakse antikehade põhjal, on väga lihtne üle diagnoosida. Kas üle diagnoosimine on halb või hea? Vaadake, kui me paneme vale puukborrelioosi diagnoosi, siis sellele järgneb antibiootikumravi, ka õigele järgneb antibiootikumravi. Antibiootikumid on jälle ühed sellised asjad, mis tekitavad bakterite resistentsust. Ja kui me antibiootikumidega väga laiutame, eks ju, siis me saame kogu ümbritseva maailma bakterid resistentseteks, antibiootikumid enam ei toimi ja siis need inimesed, kes haiglasse jõuavad nende resistentsete infektsioonidega, siis me tõstame käpad püsti ja ütleme, et vabandust, meil ei ole teid enam millegagi ravida. Nii et mida vähem me kasutame, mida kindlama diagnoosi peale me kasutame antibiootikume, seda kindlam on inimkonna tulevik, eks ju. Aga teine asi, mis ma tahan öelda, on see, et on õpetatud nii, et ei tohi krahmata esimest kõige madalamat olevat õuna puu otsast, sest seal üleval on hoopis ilusamad ja punasemad õnneni. Et kui me arstid piirdume selle kõige kättesaadavama diagnoosiga, siis võib vabalt juhtuda, et me magame maha mingi väga olulise asja. See võib olla pahaloomuline kasvaja, see võib olla mingisugune süsteemne sidekohaigus, see võib olla mingisugune tõsine haigus, mille me maha magame ainult sellepärast, urraa, antikehad olid positiivsed ja nüüd ma hakkan ravima ja ära enam siia tule või midagi selle taolest. Nii et see ülediagnostika on hästi keeruline või hästi ohtlik ja seda ülediagnostikat on väga lihtne teha. Mis ma tahtsin veel öelda, et tegelikult meie külaskäik 2011 Kuressaarde tekitas ainult väga väikese jõnksu haigete vähenemises. Aga mis on väga positiivne nagu Saaremaa arstide kohta öelda on see, et kui siin aastani 2022 mandri peal on need diagnooside arv läinud täiesti lappama, täiesti üle mõistuse, siis Saaremaa arstid on ikkagi kuidagi nagu mõistlikult hoidnud seda kõverat, see haigete number on nagu enam-vähem, ta ei ole nagu üle mõistuse suureks ei ole läinud, nii et ma pean nagu tunnustuseks ütlema, 2011 ja 2012 oli siis see meie, kus see mõju oli, nüüd oleks paras aeg seda uuesti teha, aga ei jõua ka kõiki asju korraga teha. Jälle teie lemmikpilt. Saaremaa on siin pruun, tume, kõige tumedam. Mida tumedam, seda rohkem juhtusid, aga mõelge natuke selle asja peale, see on 100 000 kohta, aga see on ikkagi ligi 700 juhtu aastal 2020. 2022 Eestis oli kokku 2900, ligi 3000 juhtu, aga me arvestame seda, kui väike on siis Saaremaa elanikkond võrreldes ülejäänud. Ja sellest probleemist ma siis rääkisin. Haiguste puhul, mida diagnoositakse antikehade alusel, on ülediagnoosimine on sage. Ma rääkisin teile toksoplasmoosist. Üks, mis ma unustasin ära, oli vahepeal oli kõikidel klamüüdioos. Et see oli jälle samamoodi, oli antikehad, kui inimesel oli vähegi halb olla, köha natuke, nohu natuke, siis tehti ninaneelu või seda vereanalüüs, seroloogiat tehti ja saadi klamüüdia sealt kätte ja hakati muidugi antibiootikumega ravima. Et see on jälle see, et kui inimesel kopsupõletikku ei ole, siis kas leiate klamüüdiat või ei leia, seal nagu erilist vahet selles asjas ei ole ja läkaköha oli see, mis ma rääkisin. Ja miks siis on väga lihtne üle diagnoosida, on see, et kõigepealt elanikkonnas on niisugused hädad. Mida kauem arstina töötad, seda rohkem on hädasid. Ja kui te hakkate nagu mõtlema niiviisi, et ma ei tea, kuidas ma küsin seda asja niiviisi, et kas teie seas on keegi, kes on praegu väsinud? Näete, nii.
Nüüd on minu ettepanek on teha antikehad. Minu ettepanek oleks teha antikehad, ta on väsinud, leiame tal borrelli antikehad, kui nad on Saaremaal, kui nad on kindlasti kuskil metsas käinud. Nii, ja alustada antibiootikumravi ja ma teeks ettepanekut CF-triaksoon 2 nädalat veeni. On nii? Eks? Nii et näete, sellised ja siis, eks ju, ma käisin juba mõnda aega tagasi, käisin juureravi tegemas ja mul siiamaani valutab. Et kui teeks näiteks mul antikehad, ma olen ka Muhu metsades käinud, mul ka on nagunii antikehad olemas, järelikult on valu ja antikehad, järelikult antibiootikumravi. Nii et me oleme väsinud, meil on valusündroomid, vahel siit-sealt valutab. Mul on väga hästi meeles, kuidas 2011 see Muhu perearst, kes hästi palju on nende probleemidega tegelenud, ta ütles, et nende inimeste põhisümptoom on see, et liha valutab luude peal. Liha valutab luude peal. Et selle nimi on meditsiinis fibromüalgia ja sellel fibromüalgial ei ole absoluutselt mingisugust seost ei puugi ega borreeliaga ja fibromüalgia prevalents populatsioonis on umbes 2%. Kui te küsite oma patsiendi käest või küsite, aga mis teil viga on, kas teil kuskil on valus, siis te saate umbes mingi sellise, et siit on valus ja sealt on valus ja siit ja mul ka vahel siit valus ja kõik need. Ja mida need antikehad siis näitavad? Antikehad näitavad seda, et te olete sündinud ja kasvanud piirkonnas, kus on puugid, kes on infitseeritud, neil on infestatsiooniks nimetatakse seda, ja te olete nendega kokku puutunud, teie organismis on olnud vahel borreelia ja need antikehad, aga see võis olla 10 aastat tagasi, see võis olla 20 aastat tagasi. Ja nii. Mis jäi mul 2 silma vahele, 2015 oli üks artikkel, Ülle Parm oli siin eesotsas, aga Tiiu Aro on teil vast tuttav, kes oli ka Irja Lutsar ja Mari Oona on seal. Ja mida nad tegid siis puukborrelioosi Saaremaal, nad testisid Saaremaa jahimehi, täiesti terved jahimehed, teil on tuttavad jahimehed, need on niisugused terved. Jahimehed ei ole haiged, nad ei jõua mööda metsa käia. Ja siis need olid täiesti terved jahimehed ja näete, pooltel täiesti tervetel jahimeestel olid antikehad, IgG-tüüpi antikehad olid veres olemas. Äkki tegid ühe peo pärast õnnestunud jahti, järgmisel hommikul pea valutas, oleks kohe teinud testi ja oleks olnud kohe puukborrelioosi, peavalu ja eks ju niiviisi. Ja IgM-tüüpi antikehi oli vähe. Ja nende antikehade diagnostikaga on veel häda on selles, et siin on hästi palju on ka vale positiivseid ja vale negatiivseid. Et üldse antikehade diagnostika on, ma nimetan seda infektsioonhaiguste kõrgpilotaažiks ja ütlen tudengitele alati, ärge seda kodus tehke. Võt nii. Näete, nende jahimeeste käest küsiti veel, ma ütlesin küll täiesti terved, aga nende käest küsiti, et kas teil on peavalu ja liigesvalu ja muu valu ja pea ringi käib ja nõrgad iiveldavad. Ei saa olla nõrk ja iiveldav jahimees, see saab pärast pidu saab olla, aga põhimõtteliselt ei saa olla. Aga siin oli siis vale positiivne ja positiivne ja kõik need kaebused olid antikehadega jahimeestel ja ilma antikehadeta jahimeestel oli. Juhul, kui pea valutas mõlemal ühe palju, mõlemas grupis ja kui nendel oli siis väsimus ja liigesevalu, siis mõlemas grupis oli ühe palju. Nii et, mis veel kord näitab seda, et antikehad on populatsioonis väga levinud, samas on siis borrelioosiga mitte seotud sümptomid ka populatsioonis väga levinud ja väga kerge on üle diagnoosida. Ja seda kasutavad ära halvad inimesed maailmas. Saksamaal on olemas borrelioosi laimitõve kliinikud, maksate 500 €, saate väga peenikese diagnostika. Minu juurde on tulnud patsiendid mingite tohutute pakkide paberitega, iga paber on 500 €, kui teil on 500 € üle, siis laske käia. Ja siis, et mina teeks midagi nende paberitega. Mina ütlen nii, et kui meie laboris ei ole testi tehtud, mina ei oska nende paberitega midagi teha, viige neile veel 500 € ja minge siis ravige. Nii et see on, vahel ma olen mõelnud seda, et ma peaks ikka ise ühe laimitõve kliiniku avama, mis te arvate, et oleks siin keset Kuressaaret siin üks niisugune puukborrelioosi kliinik, et saaks avada. Mulle kuluks ka need ära. Nii et ülediagnoosimine on hästi sage. Ja probleemid ma ütlesin teile ka, et niipea kui siis diagnoositakse puukborrelioosi, niipea siis sellele järgneb antibiootikumravi, ükskõik kas see on puukborrelioos või ei ole. Antibiootikumide kasutamine on väga ohtlik. Ja teine asi on see, et on võimalus magada maha diagnoos. Ja nüüd, küsimus ongi nüüd selles, et aga puukborrelioos on ju tegelikult olemas. Et mida siis, kuidas seda diagnoosi siis panna, sest et kuidas seda diagnoosi panna.
Ja nagu ma kirjutame ka selles artiklis on niiviisi, et tal on oma selge kliiniline pilt olemas. Okei, 99,9% on see, mis ma räägin. Ja on olemas 0,01%, aga jätke see spetsialistidele, jätke see las ma tegelen selle asjaga, kui hädasti vaja on. Alati, meditsiinis on selles mõttes, et alati on veel mingi võimalus. Et kunagi ei ole nagu see lõplik tõde, vaid alati on veel mingi võimalus, aga 99,9% ja me tegelikult tegelemegi 99,9%. Niisiis, et kõige olulisem on erüteem. Ja see erüteem, ainult erüteem esineb umbes 90%, see on siis see punetus. Järjest suurenev, vahel on ta keskelt eledamaks tõmbuv, seda nimetatakse ka häirja silmaks või pulli silmaks. Ja see on siis ainult on 90% ja siis ta võib kombineeruda liigese põletikuga, mis on tavaliselt monoartriit, ühe liigese põletik ja harvem siis närvisüsteemi nähtudega, mis on meningiit, nagu me ka puukentsefaliidi puhul kirjeldasime. Ma näitan teile ühte lümfotsütoomi pilti, mis on väike punn erinevates keha kohtades. Ühel Pärnu poisil oli aastaid tagasi oli munandi koti peal lümfotsütoom, niisugune paari sentimeetrine punn ja siis kirurg lõikas selle ära ja siis ma ikka mõtlesin et ma ei teadnudki, et puukborrelioos võib olla kirurgiline haigus, et hea, et ta rohkem ära ei lõiganud. Ja siis seda löövet meil on valgus ka selline, ta ei ole alati väga hästi nähtav, hästi ähmaselt on seal selja peal näha ja siis siin on ka hästi ähmaselt on ta näha ja vahel on ta niisugune pigem nagu vöötaoline, igal juhul, kui inimene on märganud puuki, selle koha peal tekib lööve, aga lööve ei teki mitte samal päeval, vaid lööve tekib 3 päeva pärast, sest see esimene lööve, mis tekib, on lihtsalt põletiku reaktsioon selle puugi torkamise peale, selle puugi tegutsemise peale. Ja kui ta tekib 3. päeval ja teine asi, mis öeldakse, et alla 5 sentimeetrise läbimõõduga löövet me erüteemiks ei loe. Et kui ta on alla 5 sentimeetri, okei, 4, lepime kokku, et 4, aga et siis me neid pisiksi me selleks ei loe. Vot, kui on selline asi, siis siin ei ole mingit mõtet antikehi määrata, sellepärast antikehi ei ole. See borreelia, kes kleiti vahetab, sellega on niisugune lugu, et need antikehad tekivad ka hästi aeglaselt ja võib-olla enne 3-4 nädalat ei ole ühtegi antikeha. Kui niisugust pilti näha on kõrva peal ja nii edasi, siis siin on kohe kindel ravi. Ja see pilt läheb järjest, näete, see on kõrvalest ja siin on niisugune punakas, lillakas punn selle kõrvalesta peal, see on lümfotsütoom, see on lümfotsüütide kogunemine ja siin on rinnanibul on samasugused, neid on nagu mitu tükki. Kui selline pilt on, mingeid antikehi ei pea määrama, kohe ravi ja neuroborrelioosiga on nüüd niisugune lugu, et mäletate, need protsendid olid 1 ja 2%. Et siin on nüüd niisugune lugu selleks, et neuroborrelioosi diagnoosida peab tegema lumbaalpunktsiooni ja lumbaalpunktsioonil peab näitama intradekaalset antikehade produktsiooni, mis tähendab seda, et samaaegselt määratakse antikehad veres ja määratakse liikvoris. Ja siis nende omavahelist suhet ta peab olema 1,5 korda liikvoris suurem, see rahvusvahelised ühikud, mis sealt välja tulevad. Nii et ega see ei ole, ma ei tea, kas te tahate punkteerida kõiki, kes teil vastu tulevad, mina küll ei taha. Ja üks neuroborrelioosi näht on siin, kas meil ei olnud ükskord mitte ühte viltuse suuga poissi, kus see Inga jäi, oli meil üks viltuse suuga poiss siin, eks ju? Tähendab, see on nervsfatsiaalise parees ja kui on väikestel lastel on ühepoolne nervsfatsiaalise parees ja nad elavad puugipiirkonnas, siis suure tõenäosusega on see puukborrelioos. Seda saab ravida, see läheb ka ise üle, selle poisil on palutud naeratada ja näete, see põse pool ei tule kaasa või see suunurk ei tule kaasa, sest sellel poolel on halvatus ja see pool on nagu kaasa tulnud, et see on selline juhu. See on see indeks. Laimi liigese põletik ei ole kunagi reumatoidartriit, ta ei ole kunagi hulgiliigeste põletik, kõik liigesed, käsi ei saa hommikul sirgu ja nii edasi, ta ei ole kunagi, vaid ta on reeglina on ta monoartriit, selle pildi peal võib-olla hästi näha, põlv on paks, panete käe siia põlve peale, põlv on kuum ja põlv on punane. Ja see on siis artriit ja kõik muu ei ole puukborrelioos. Palun mitte testida väsimust ja paatuju ja palun mitte ravida. Ja kui me need kliinilised sümptoomid meelde jätame, siis meil on 99,9% kaetud. Ma
tunnistan teile, et on olemas mingisugune hästi-hästi väike võimalus, et on veel midagi muud. Ja kui see niisugune tõsine kahtlus on, ma olen nõus selle asjaga tegelema. Aga see on väga problemaatiline, kas ja mida seal muud on. Ja puukborrelioosi ravi sellest samast artiklist, varane sümptomatoloogia, hiline sümptomatoloogia, siin on nad kõik asjad üles loetud, et mida need juhendid ütlevad tavaliselt doksotsükliini, varase sümptomatoloogia puhul 14 päeva, nüüd hiljuti ilmus sloveenide artikkel selle kohta, et nemad proovisid 7 päevaga doksotsükliiniga hakkama saada ja näitasid, et mingisugust vahet ei ole. Ja siis on tõsisemate, kui on vaja intravenoosset manustamist, siis me teeme siin ceftriaxooniga seda, aga põhimõtteliselt need raviskeemid on artriit, närvisüsteemi kahjustusega on 28 päeva, tavaliselt on 14 päeva, kõik need lümfotsütoom ja kraniaalnärvide kahjustus, nagu sellel poisil oli ja kõik nii edasi. No võt nii. Ja see on see artikkel, millest ma väga palju ei räägi ja minu kokkuvõte 1651 näeb välja niiviisi. Et tõepoolest, meil on puugid loodusele väga vajalikud, nagu rosinad maas. Ja on ka mõningad puukidega levivad haigused. Nendest puukentsefaliit on tegelikult üks hästi harva esinev asi. Mäletate, Saaremaal 12 juhtu aastas. Ta on olemas, aga ta on harva. Ja ainuke asi, kuidas me saame ennast kaitsta, on propageerida vaktsineerimist. Selle vastu vaktsineerimist praktiliselt 99,9% efektiivne. Muud eriti midagi teha ei saa, kuna ta on puugi süljes, on see viirus ja läheb kohe haava sisse. Nii kui puuk torkab, nii kohe läheb sinna haava sisse. Ja puukborrelioosiga on nüüd niisugune lugu, et me peame kogu aeg teadma, et seal on võimalik, valediagnoosi on hästi lihtne panna ja sellepärast on siis minu soovitus vaadata kindlat, otsida kindlat kliinilist pilti ja katsuda siis meeles pidada seda, et inimene, kes on sündinud ja kasvanud puukite piirkonnas, kus borrelioos on olemas, et selle inimese organismis on suure tõenäosus antikehad olemas. Isegi IgM antikehad püsivad aastakümneid, nad võivad olla küll valepositiivsed. Ja teine asi meeles pidada seda, et inimeste seas on niisugused mittespetsiifilised hädad, on suhteliselt laialt levinud, eks ju. Väsinud täna, siit valutab ja sealt valutab ja nii edasi. Ja neid asju kokku viia omavahel on riskantne, sellepärast, et sellega kaasneb üleliigne antibiootikumravi ja teine asi on see, et te võite maha magada päris tõsise diagnoosi, kui te haarate selle kõige madalamal istuva õuna. Nii et puukborrelioos on siis arstide ülesanne, et diagnoosida õigesti kliinilise pildi alusel ja raviskeemid meil on olemas, et Edvardi küsimus oli see, et kas võib mitu korda puukborrelioosi põdeda ja vastus on jah, võib küll. Aga sellisel juhul peab teil olema teine erüteem. See ei ole eluaegne immuunsus, ravitakse ära, järgmisel suvel on jälle erüteem, siis ravitakse see jälle ära ja ülejärgmisel suvel on jälle erüteem ja siis ravitakse see ära, olgu, et ma 3 korda ma pole näinud, aga 2 korda ma olen küll näinud. Ja täpselt sama lugu, lümfotsütoom, kraniaalnärvi kahjustus ja kõik võib olla, sest ei teki eluaegset immuunsust. Vot. Nii, puukborrelioosi kohta küsimusi. Palun küsimusi. Võib-olla ma alustan esimese küsimusega, et ikkagi inimesed ju väga palju armastavad neid antikehi määrata, et see IgG-d ja IgM-i, et ütleme, kui IgM on olnud negatiivne ja nüüd äkki muutub positiivseks, kas see ütleb, et ma jäin nüüd äkitselt uuesti haigeks? See ei tähenda mitte midagi. See võib olla tõeline IgM, mille kontsentratsioon läks vahepeal alla määramispiiri 10 aasta jooksul, siis tõusis jälle üle määramispiiri, aga väga sageli ta on mittespetsiifiline, sest IgM on pentameer, eks ju, ta seostub kõikide asjadega. Ja näiteks reumatoidfaktor ja kõik et cetera, mis seal tulevad, et seal on, ma ütlen, see on kõrgpilotaaž, et vaadake kliinilist pilti. Sest mul endal on ka käinud patsientid, IgM-id on positiivsed, IgG-d, mõlemad on positiivsed keset alla, et vaevalt, et see puukborrelioos. Absoluut. Ta on enamasti vale positiivne ja see IgG on õige kunagisest kokkupuutest. Ja siis on, ma arvan, et on ka inimesi, kes jälgivad seda tiitrit, seda numbrit. Ai, see on küll paha lugu. Mul on ka sellised patsiente, kes näitavad, et veel kord, mõelge seda, et see vastus, mis te laborist saate, ei ole kontsentratsioon. Mida tähendab kontsentratsioon? Tähendab molekulide arv, eks ju, kuupmillimeetris. Vaid see on mingisugune kolorimeetriline, see värvus muutub.
ta on küll tiitritud nii, et 2 korda suurem number on suurem kui see väiksem number, eks ju. Aga ta ei ole kunagi, veel kord, need analüüsid on võrreldavad ainult sellisel juhul, kui nad on võetud mõlemad samal päeval ja testitud samal päeval sama masinaga. See, mis teil on tehtud eile ja mis tehakse homme, need ei ole omavahel võrreldavad, kuna seal ei määrata kontsentratsiooni, vaid määratakse värvuse muutust. Nii et seda peaks korraga tegema, neid asju. Ja kui räägitakse, et antikehade tiiter suurenes, antikehade tiiter vähenes, siis tekib küsimus sellega, et kui need testid ei ole tehtud samal päeval ja nad ei ole tehtud samal päeval, siis ei saa selle kohta mitte midagi öelda. Ärge tegelge sellega. Kuidas suhtuda amoksitsiliini? Amoksitsiliini mille jaoks? Puukporiloos ei ole probleemi, tähendab kõik beta-laktaamid, kaasa arvatud siis amoksitsiliin toimib ja me ka laste soovitustes anname selle amoksitsiliini. Mina olen alati teadnud, et kuni 8-aastasel lapsel tetratsükliine ei kasutata. Aga meil on tänapäeval siis need pediaatrid, kes ütlevad, nemad teevad paremini, kui vaja, siis kasutame, kasutage. Ma ei ütle, aga amoksitsiliin, beta-laktaamid toimivad, nii nagu süfilise puhul ja igatepidi. Võib kasutada küll. Kas siis võib-olla niimoodi, et kui ütleme, ongi see artriit, tõeline artriit olnud puukporiloosi järgi ja see, ütleme, kestab siis aastaid, et ütleme oma kogemuse järgi, et kuivõrd tõsine probleem see on näiteks liigesvalud peale puukporiloosi põdemist? Vaadake, sellesse tuleb suhtuda mõistlikult ja see mõistlik suhtumine tähendab seda. Meil on, kui ma usun, et see on Borrelia artriit, siis ma võtan lahti selle juhendi, loen mitu päeva, millega tuleb ravida, ravin ära ja kõik, mis pärast seda toimub, ei ole enam puukporilioos. Tähendab, veel kord, õigesti ravitud puukporilioos ei vaja üleravimist. Nüüd, sümptomid ei pruugi kaduda ära selle 2 nädala jooksul, kui te ravite. See näiteks ka lööve võib kesta edasi. Aga sõltumata sellest, see 14 päeva on tehtud, rohkem me ei ravi kunagi. Kõik unustame ära ja mingisugust probleemi sellega enam ei ole. Tähendab, veel kord selline, et kui ta on saanud korraliku ravi selle juhendi järgi, on väga ebatõenäoline, et see liigese probleem, mis aasta aega teda jälitab, on üldse puukporelioosiga seotud kuidagi. Et võib-olla peaks vaatama, kõige levinum on, eks ju, osteoartroos, mis on. See on selline, ütleme, mõnes mõttes mugav väljapääs, et kui just, liiges valud ja. No jah, siis panna silt külge, et ongi puukporelioos. Aga tavaliselt need on kõhrekulumised, eks ju, ja seal aitab ainult titaan. Mul on naise täditütar sai omale titaanist põlve ja nüüd ütleb niiviisi, et ma käin selle riigipõlvega nagu rohkem ja hoian oma põlve, et riigipõlve kulutan rohkem. Siis, jah. Aga mida öelda nüüd nende inimestega, kes on väga uudishimulikud oma antikehade peal, tõesti on puukporiloosi läbi põdenud ja tahavad teada aasta pärast? No vaadake, inimese see on nagu lastega, on täpselt niiviisi, et kui sa ütled, et ära tee, ja ta ikka teeb, siis hää küll, las ta siis teeb. Aga sellisel juhul peaks see olema niiviisi, et kõik need lõbud peaks tal oma raha eest olema. Aga minu meelest lasku käia, kui tahab. Kas või iga päev või mõõta neid antikehi, et kui ta ei kuula seda, et sellel asjal mõtet ei ole, tehku, aga hea oleks, kui ta seda oma raha eest teeb. Küsimusi saalist? Palun. Millal me saaksime vaktsineerida borrelioosi vastu? See on hea küsimus. Te teate, 1998. aastal USA-s oli puukborrelioosi vaktsiin olemas. Ja mis selle vaktsiiniga juhtus, see on nagu Eestis juba, et kuna keegi ei tahtnud seda, kõik olid selle vastu, siis firma lõpetas puukborrelioosi vaktsiini tootmise ära. Ja sellist päris efektiivne vaktsiin, ühesõnaga see firma ei ole kunagi selle juurde enam tagasi tulnud. Ja praegu, ütlesin, et on need uued strateegiad on mängus, et kuidas saada antikehad inimese sellest puugi sisse ja puugi sees inaktiveerida seda borreeliat, aga mul on kuidagi niisugune tunne, et see ei juhtu väga kiiresti. Nii et toetage vaktsiine sellega, et te lasete ennast vaktsineerida, muidu firma võtab ära selle, ütleb, et ma ei tooda enam, te ei taha ju. See on juhtunud ajaloos. Veel küsimusi, mõtteid? On sellel ka mingi tõetera sees? Inimesed kindlasti on kuulnud, et lähed metsa, määri ennast küüslaugu küünega kokku või pane mingit väga tood üüri, mida kallim, seda parem see puukidele ei meeldi, siis ta sulle külge ei tule. Ei, puuk ei lase ennast häirida. On olemas need tõrjevahendid,
mis permetriini sisaldavad, DET-d ja asjad ja siis noh, ma olen ka näinud neid videosi, kus inimene laseb ennast sellega üle, ma ei salli seda haisu, ma ei kannata seda haisu ilma otsaski. Ja siis ma ei taha oma naha peale sellist asja. Ma sääse oma ka ei kasuta. Ja siis teine asi öeldakse, et noh, et kui lähed ikka metsa, siis pane pikad varrukad ja pikad püksid kullakas, et 36 kraadi on sooja, et kuidas ma need pikad püksid ja pikad varrukad kõik panen. Ja noh, muidugi on võib-olla on kasu sellest, et paned püksisääre, kui on pikad püksid, paned püksisääre sokki sisse ja nii edasi, aga suhtume nüüd rahulikult asjasse, et puuk tuleb, las ronib, aga ta tuleb üles leida. Ja teine asi on see, kui me puukentsefaliidi peale mõtleme, siis inimesed peavad vaktsineeritud olema. Jah. Nii et, ja et seda keemiat ma ei kannata, aga küüslauku ta küll ei karda. Ma kohe ei usu seda. Küüslauku kardavad teised inimesed, need lähevad ära. Kas sellised õiged on ka olnud praktikas, kus on entsefaliit ja borrelioosi põdenud samaaegselt või väga vähesti? Tead, ma tean, et on pandud selliseid diagnoose, topeltdiagnoose, aga see on ilmselt puukborrelioosi hüperdiagnostika, aga selliseid on olnud, kui ma mäletan kuidagi mingeid haigekassa aruandeid, kus oli nagu korraga olid need, et see tõenäosus kullakesed on väga-väga väike, aga nagu ikka meditsiinis mitte võimatu, eks ju, ta on väga-väga väike. Kas on veel tekib mõtteid või küsimusi? Nii et jah, et siis mõtleme, kas tasub neid antikehi siis iga kuu või iga pool aasta tagant määrata, et kui on need korra tekkinud, seda on tekkinud, eks ole. Ja oma raha eest kas või iga päev. Ja see tõus ja langus ja igem see tõus ja langus. Ja ei, see ei anna midagi. Aga üks asi oli veel see, et me kõik ju saame aru, et meil on laborid ja eralaborid ja nende eesmärk on raha teenida. Et kunagi oli üleskutse puukide laborisse viimiseks, et see ei anna küll kellelegi mitte midagi juurde, kui sealt puugi seest ka leitakse mingi DNA, ega see ei ütle ju midagi selle kohta, kui inimene on, kas inimene on nakatunud. Aga üks asi mul oli kunagi üks patsient üle 80 aasta. Ja Ameerikas oli niisugune, Ameerika ärimees ja Ameerikas oli vahepeal niisugune soovitus, et nii kui puuk hammustab, võtate doksutsükliini kohe sinna, ma ei tea, paar päeva või midagi. Ja mis on absurdne soovitus täiesti, seda enam ammu ei ole, aga tookord oli. Ja mis selle mehega juhtus, ta sai pseudomembranoosekoliidi ja sai sooleperforatsiooni mingi 3 või 5 antibiootikumi päeva järele, nii et antibiootikum on tunduvalt ohtlikum kui puuk, eks. Kas me sellist termit võime öelda nagu krooniline puukborrelioos? Ei unustage see ära. Olgugi, et ma Klaipedas ükskord ma vaidlesin selle sama Frank Strlega, kas ma vaidlesin, mina olin ikka poisike, tema boss ja ma ütlesin, et aga lepime kokku nii, et ei tohi öelda, et ei ole olemas kroonilist puukborrelioosi. Ja ta ütles, et ei, see ikka päris õige ei ole. Ja millest ta mulle rääkis? Ta rääkis mulle sellest 0,001%, mida ma ka teile praegusel hetkel ütlesin, et ravimata puukborrelioos, mis alguses nagu ravi ei saa. Seal on mingisugused väikesed võimalused olemas, aga ärge nüüd vaimustuge sellest, et me kõik leiame neid ülesse, neid ei juhtu peaaegu mitte kunagi. Aga ütlen, et parem oleks, kui me ei ütleks, et õppe eesmärgil, et parem oleks, kui me saaks öelda, et kroonilist puukborrelioosi ei ole olemas, aga ma just mäletan seda Franki juttu, et 0,001%, vaata, Euroopas räägitakse akrodermatiitis atroofikast ja atroofikansist ja niisugust muust asjast. Nii et jätame, nagu meditsiinis alati, väikesed asjad veel õhku rippuma siin, aga need on äärmiselt harva, praktiliselt ei juhtu. Et jah, et siis kui on IgG-d või IgM-id positiivsed ja nad muutuvad, et see ei ole siis mitte kroonilise puukborrelioosi ägenemine. Ei ole. Sellist kroonilist puukborrelioosi ei ole olemas. Seal peab olema kliiniline sümptomaatika. Inimesega peab mingid haigusnähud peavad olema või muutuma, tekkima ja nii edasi. Ja kui neid ei muutu ja ei teki, siis ei tohi antikehi määrata. On ju niiviisi. Kui teine liiges tuleb juurde, siis võib olla, aga saad aru, et kui midagi ei muutu, siis ei tohi. Kuidas sellest puugist kõige lihtsam, mis vabandada on, kui ta sisse ennast on? Näed, sul on kotitäis asju. Ei tohi.
ei, seda õli ei tohi mingil juhul panna, sellepärast et puugi tagakehas on õhuavad, puu kingab. Ja kui te panete õhuavad kinni, siis ta satub paanikasse, nii nagu teil suu suletakse, suu ja nina suletakse, puuk satub paanikasse ja siis on see regurgitatsioon või siis selle borreelia sattumine tunduvalt tõenäolisem. Nii et kui te ärritate, panete ta hingamise kinni, siis ta kindlasti, kui tal on borreelia, siis ta paneb borreelia sisse. Nii et selles mõttes on nii, kui te otsige, niipea kui te teda näete, mina võtan niiviisi, mul küüned ei ole väga pikad, võtan siit ja naksti võtan, ta on õrna koha peal on tavaliselt alati, see on valus tõmmata. Aga tõmban välja ja siis propageeritakse pinsette ja propageeritakse konkse ja kõiki muid, mis asju teha, aga nad tulevad näpuga väga ilusti välja, aga ärge määrge, sest puuk satub paanikasse sisse. Kui te olete niisugune korralik inimene, mina ei ole korralik inimene, aga korralikud inimesed muidugi tupsutavad teda alkoholiga ja kõik, mis nad seal teevad. Aga teate, kui päris aus olla, ma olen ta lihtsalt välja tõmmanud ja edasi marssinud. Jah. Okei. Ma loodan, et ükskord on ikka esimene. Ja kas mingi veregrupp on ka siis puugi laulud näed? Ei usu. Jah, igased asju, vahvaid asju kirjutatakse, aga väga palju niisugusi, kuidas öelda, nagu esikaanele sattuvaid uudiseid on tegelikult juhuslikud kokkusattumused. Et uurimisgrupp oli niiviisi valitud, et tuli mingi veregrupp eelistab. Puugil, mäletate, istus siin kuid ja võib-olla mitu suve istus kõrre otsast, tal ei ole võimalust valida, ta peab võtma selle, keda ta saab. See ei ole nii, et ma valin. Või ma küsin enda poolt viimase küsimuse, et nüüd see kitsepiim ja lehmapiim, et kui me tahame olla rohelised ja mahedad ja otse saada seda ehtsat piima, et kas me peame muretsema või ei pea muretsema. Veel kord, et hästi niiviisi laialt see mis ma 40 aastaga olen õppinud, on see, et enamus kokkupuuteid inimese ja haigustekitaja vahel ei lõppe haigusega. Ja kui ta lõpeb haigusega, siis on sul endal midagi viga. Mõtle selle peale, kui sa jääd haigeks, siis mõtle selle peale, mis sul endal viga on. Et üks asi, mida ma küll ütlen, et piima pastöriseerimine oleks oluline rasedatele ja mitte puukentsefaliidi, vaid listeeria pärast. Et selles mõttes see talupiim, mida müüakse nurkade peal pastöriseerimata piima, see on roheline ja kõik nii edasi. Aga ma rasedatele ei soovitaks seda teha. Rasedatel ei ole midagi viga, nad on terved. Aga nende immuunsüsteem on nii bisi kõik nende võõrantigeenidega, mis nende organismis on, et ta ei jõua näiteks listeeriaga tegeleda. Et ma sellepärast, ütleme, nõrgestatud immuunsusega ja rasedatel ma ütleks, et on pastöriseeritud piim parem kui mitte pastöriseeritud. Kui küsimusi rohkem ei ole, ütlen aitäh ja... Aitäh teile kõigile, oli väga tore. Tänud.